Kas pangad saavad olla konkurentsieelised mingisugused või on ta suhteliselt vana äri ja see ei ole see koht, kus otsida niisugust põhimõtteliselt uut erisust või midagi sellist? No ma arvan, et on küll, et pangateenused, kui me räägime teenindusest, siis minu jaoks jällegi see ei ole ainult pangandus, vaid see on jällegi sa tõid turvanäite, aga see on ka avalik sektor, tuues ka Maksu- ja Tolliameti kogemust, ühesõnaga siis see teenindus, võrdusmärk pangandusele, võib jagada nagu kolmesuunalist klienditeenindus. See on silmast silma teenindus, meie mõistes kontoriteenindus, on telefoniteenus ühesõnaga ja kolmas on elektrooniline teenus. Nii et kui me räägime nendest eelistest ja kui me jälgime tänast Eesti panganduse arengut ja tänast pankade arengut, siis on väga selgelt, vähemalt mina näen kogu aeg, millised on need rõhuasetused, kuidas meie tänased pangad, kuhu nemad oma rõhuasetused teevad, jällegi nad jagavad ennast oma prioriteetid põhiliselt selle kolme suuna vahel ühesõnaga ja sealt tahetakse siis saada nagu sünergiat. Et miks ma tõin alguses sisse selle panganduse arengu, et teadupärast 94. aastal Hansapank oli see, kes 94 või 95, et kes tegelikult tõi alguses sisse selle internetiteenuse, internetipangateenuse, mis iganes, nagu öeldakse, spektriga ta siis oli, aga see oli esimene tõsine läbimurre selles mõttes, et minna silmast silma ehk kontoriteenust üle mingisugusele teisele teenuse tüübile. Täna on see kindlasti väga oluline teenus, mitte ainult Eestis, vaid ka ülemaailmselt. Ta on nagu öeldakse, piiriülene teenus. Aga see oli nagu selline oluline läbimurre ja mis ma tahaks öelda, et nii meie kui ka, ma toon võrdusmärgiga Euroopa pangandus hakkas liikuma ehk prioriteedid läksid selle poole, et pankurid hakkasid minema oma teenuses liiga efektiivseks. Ehk tegelikult vahepeal oli ka nägemus, et meil ei olegi, kuna internetiteenus ehk elutu teenus on niivõrd efektiivne, et meil ei olegi vaja silmast silma kontakti ja tegelikult see alguses, ütleme, 98-2000 hakkas tooma nagu selgelt sellist vaadet, kus pangakontorid hakkasid vähenema nii Eestis kui ka Euroopas, sest usuti, et see meid veeb edasi. Aga see oli viga. Selles mõttes, kui sa nagu teenindad inimesega, siis inimene tahab nõu saada, ta tahab vahetut kontakti saada ja me oleme tagasi sellel kolmel teenuse ringil, aga kui me räägime nagu eelistest, siis tegelikult see töö ongi nagu see, et sa pead leidma selle oma klientuurile selle tasakaalu siis silmast silma, telefoni ja internetiteenusest.